Meil inimestel on mitmeid sisse ehitatud süsteeme, mis hoiavad neid elus ja töötavad kusagil taustal. Üks neist töötab ööd ja päevad, ilma et me seda märkaksime. Ja see määrab suure osa meie heaolust, energiast, isegi sellest, kuidas me mõtleme ja tunneme. See on hingamine. Enamasti teeme seda automaatselt, aga automaatne ei tähenda alati, et see on õige. Ajakirjanik James Nestor, kes on uurinud hingamist teaduslikust ja ajaloolisest vaatenurgast, ütles Diary of a CEO podcastis, et 98% inimestest hingavad valesti. Tema hinnangul on paljud meie tänapäeva probleemid, halb uni, krooniline väsimus ja ärevus seotud sellega, et me hingame suu kaudu. Nestor seletab, et kui hingad läbi suu, saadab keha justkui sõnumi oht. Ole valmis, südame löögisagedus tõuseb, stressihormoonid aktiveeruvad, kui hingad läbi nina, toimub vastupidine. Keha lülitub rahurežiimile, nina filtreerib õhu, soojendab ja niisutab seda. Samal ajal tekib paras kogus süsihappegaasi, mis võimaldab hapnikul kudedesse jõuda. See on nagu keha enda rahusüsteem. Aga kui me hingame kogu aeg kiiresti ja suu kaudu, siis keha ei saa aru, et kõik on korras. Ta jääb nii-öelda valmisoleku režiimi kinni. Siinkohal tasub öelda, et osa neist väidetest on James Nestori tõlgendus ja mitte kõik ei ole teaduslik konsensus. Küll aga on teadus üsna ühel meelel selles, et nina kaudu hingamine on kehale kasulikum. See rahustab närvisüsteemi, niisutab ja filtreerib õhku ning aitab kehal lõõgastuda. Kuidas seda teaduslikku hingamist praktikas kasutada? Siin on mõned lihtsad viisid, mida saad kohe proovida. Box breathing. Hingad nina kaudu 4 sekundit sisse, hoiad 4 sekundit hinge kinni, hingad välja 4 sekundit ja hoiad jälle kinni 4 sekundit. Korda 4 hingamistsüklit. See alandab sümpaatilist aktiivsust ja aktiveerib rahu. Hea kasutada vahetult enne olukordi, mis tekitavad sulle ärevust. 4-7-8 tehnika. Hingad nina kaudu sisse 4 sekundit, hoiad kinni 7 sekundit, hingad suu kaudu välja 8 sekundit ja seda võid teha enne magama minekut, et rahuneda ja kiiremini uinuda. Nina hingamine kogu päeva jooksul. See on lihtne tähelepanuharjutus. Iga natukese aja tagant märka, kas hingad läbi suu või nina. Kui läbi suu, tee teadlik paus, sulge suu, hinga rahulikult läbi nina ja keskendu, et välja hingamine oleks pikem kui sisse hingamine. Ja siis on olemas üks populaarsemaid tänapäevaseid hingamispraktikaid, mida kasutavad nii sportlased, terviseedendajad kui arstid ise. See on Wim Hofi hingamine. See koosneb umbes 30 sügavast sisse-välja hingamisest, millele järgneb hinge kinnihoidmine ja seejärel üks sügav taastav hingetõmme. See on intensiivsem ja ergastavam meetod, mis suurendab hapnikusisaldust veres, aktiveerib keha energiavarud ja võib tekitada tugeva kohalolutunde. Seda kasutatakse sageli külmateraapia või meditatsiooni ettevalmistusena, et tugevdada nii keha kui meelt. Praktika pole mõeldud lõõgastumiseks, vaid pigem äratamiseks, nagu sisemine tass kohvi ilma kofeiinita. Mina olen neid erinevaid hingamisi praktikaid proovinud ja praktiseerin neid pea igapäevaselt. Mingil hetkel märkasin ka ise, et olen suure osa ajast hinganud suu kaudu ja hakkasin teadlikult ennast korrale kutsuma, keskendudes sellele, et mul suu oleks võimalikult sageli suletud. Aga nüüd kujuta ette, et sa saaksid hingamise kaudu oma kehasüsteeme taaskäivitada. Et sa saaksid vabastada pingeid, mida oled aastaid endas kandnud. Traumade, pingete, allasurutud emotsioonide tõttu ja just seda teebki vabastav hingamine. See pole lihtsalt sügavam hingamine. See on teadlik, rütmiline hingamine, mis viib sind seisundisse, kus keha ja meel hakkavad omavahel suhtlema. Hingad sügavalt ja pidevalt, ilma pausi tegemata, sisse-välja ja mõne aja pärast hakkab keha vabastama vanu pingeid ja emotsioone, mida sa oled kogu elu jooksul alla surunud. Mõnel hakkavad pisarad jooksma, mõni hakkab naerma, mõni lihtsalt tunneb kergendust. Keha suriseb ja kohati isegi vappub. See võib tunduda sarnane sügavale sisemisele rännakule ja mõne jaoks isegi psühhedeelsele kogemusele. See on nagu emotsionaalne detoks. Teaduslikult öeldes, kui sa hingad nii sügavalt ja järjepidevalt,
muutub hapniku ja süsihappegaasi suhe veres, aju saab rohkem hapnikku ja aktiveerib piirkondi, mis tavaliselt on suletud, kui me oleme stressis. See võib viia seisundisse, mida paljud kirjeldavad kui selginemist või vabanemist. Ma olen ise mitmetel vabastava hingamise sessioonidel osalenud ja pean tunnistama, et see on tõesti päris raputav ja annab mõnusa kergustunde peale seda sessiooni. Eestis on mitmeid vabastava hingamisega tegelevaid juhendajaid, panen mõned viited video alla, kui sa tahad ise lähemalt uurida. Ehk siis, hingamine on rohkem kui lihtsalt füsioloogiline funktsioon. See on ühenduskanal keha ja meele vahel ja kui sa õpid seda kasutama teadlikult, võid mõjutada oma närvisüsteemi, und, keskendumist ja isegi enesetunnet. Nii et kui elu tundub korraks raske, proovi kõigepealt hingata. Sulge suu, hinga nina kaudu aeglaselt sisse ja veel aeglasemalt välja. Ja kui sa tunned, et tahaksid minna sügavamale, proovi kunagi vabastavat hingamist koos kogenud juhendajaga, sest mõnikord on sul vaja ainult ühte kogemust, et sul oleks elus uus hingamine.